tere tulemast, tere tulemast Tarkvel Teadvel Looja YouTube'i kanalile ja ka Facebooki lehele. Mina olen Kadri ja mina jagan täna teile natuke enda isiklikku lugu taaskord. Et ikka jälle tuleb ette neid hetki, kus minu elus toimub midagi, mis vajab jagamist. Ja minu pikemad jälged on juba kindlasti harjunud sellega, et ma tulen aeg-ajalt kapist välja oma isiklike lugudega ja siin on taaskord üks selline. Ja ma alustan oktoobrist 2025. Kuskil poole oktoobri pealt ma sisenesin enda elus sellisesse eriti madalasse ja pimedasse ruumi, tahaks öelda. Et hakkas üles tulema igasugust vana valu, mida ma arvasin, et on ammu tehtud või siis, et üldse mille olemasolust ma isegi ei olnud nagu teadlik. Ja see üles tulemine, kuidas see siis tavaliselt käib ikka, nii et keegi sinu elus siis trigerdab sind või aktiveerib selle valu, mis su sees on, et ta saaks liikvele. Ja nii ma siis tegelikult tegin selliseid sügavaid protsesse läbi järjest, kuni ma tahaks isegi öelda poole novembri peale vähemalt, võib-olla isegi peaaegu siin novembri lõpupoole. Ja sageduslikult oli hästi madal, hästi selline raske ja ma olin tõeliselt väsinud ja kurnatud. Ja ma tundsin, et ma hakkan vaikselt enda neid selliseid töökohvreid kokku pakkima, et teen veel oma viimased asjad ära, mis mul siin on, mis käsil on ja ilmselt tõmban uuel aastaringil juba detsembris sellisesse rahulikkuse sooni ja koopasse, vaikusesse, iseendasse ja ei tegele enam nii aktiivselt inimeste juhatamise, aitamise ja inspireerimisega. Et võtan aja maha, võtan aja iseendale ja vaata, mis siis elu toob, et oli täiega selline tunne, et tuleb selline shutdown. Ja siis 1. detsembril ma olin kutsutud Nümf Fashioni looja Triin Kärblase poolt siis ühele naiste kokkusaamisele Tallinnas. Ja hoolimata sellest, et ma tegelikult olin oma elus nagu tõesti sellises kohas, ma olen väsinud ja ma tegelikult ei viitsi eriti kellega suhelda ja tõesti nagu tahaks olla koopas, siis sellele konkreetsele üritusele minemiseks mul oli kohe sisemine sügav jah. Ja ma teadsin, et ma sinna kindlasti lähen hoolimata sellest, et ma olen Pärnus ja see oli vaid õhtune pisike üritus Tallinnas. Ma sõitsin sinna kohale ja teadsin, et ma pean seal olema. Ja kui ma sinna ruumi siis kohale jõudsin, siis mind ootas ees seal naistest täidetud ruum, naised järjest laekusid sinna, kõik me olime kellaajaliselt tulnud. See oli selles mõttes hämmastav nagu ajaliinide kokkujooksmine, et tõesti selleks hetkeks oli suutnud tuua ennast kohale naised erinevatest maailmakohtadest. Mõni neist tuli põhimõtteliselt enam-vähem otse lennujaamast Balilt, kes oli eelmine päev tulnud suurelt Vietnami reisilt ja kes võttis aja oma abikaasa või sellest sünnipäevast, ehk et tõesti nagu lühikeseks ajaks meil õnnestus saada kõik seal ühes ruumis kokku. Ja kui me selles ruumis natuke aega olime viibinud, siis Triin, kes meid kokku tees, et ega ma ka täpselt ei tea, mis siin toimuma hakkab, mul oli lihtsalt tunne, et ma pean teid kokku tooma ja me kogunesime ümber laua. Ja Triin küsis, et mis me siis nüüd teeme. Ja mina ütlesin, et tuleks äkki kohale. Ja siis oli meie seas selline äge naine nagu Sissi, Sissi Nilja Benita on tema praegune nimi, kui ma õigesti ütlesin. Ja tema ütles, et tema juhatab meid sisse ja see, mis siis toimuma hakkas, oli nii maagiline, nii südant täitev. Kui ma sellest hakkan rääkima, mul tuleb uuesti kannak peale, sest et
ma ei olnud kogenud enda reaalsuses, mul ei olnud sellist võimalust olnud kogeda selliste teadusväljadega naiste ruumi, kus kõigil on südamed avatud selliste tingimusteta aktsepteerimisele, teineteise aktsepteerimisele. Kõik need naised olid enda kehastused täielikult vastu võtnud. Ja nad on kõik ise enda reaalsuses väga võimsad loojad, kes kõik ajavad oma suunas mingit ägedat asja. Ja see oli selles mõttes selline nagu power room ja meeletult inspireeriv. Kui ma seal ruumis olin ja kuulasin igat naist rääkimas enda lugu või enda mingit osa, mis ta tundis, et ta selles hetkes peab ruumi tooma, siis mul oli kogu aeg kananahk peal, suu lahti. Mul oli keeruline isegi ennast aeglustada sellisesse kohta, et ma saaksin süüa või tuua oma tähelepanu välja sellest, mis jagamine oli, et saaks lihtsalt süüa. Et mul kogu aeg oli hästi kõrgsageduslik, hästi inspireeriv, hästi põnev ja metsikult helge. Ma tahaks öelda, et ma sain nagu selles ruumis viibides nagu korraks astuda sisse mingisse täiesti nagu, ma tahaks öelda, kaasloomise ruumi, koosloomise ruumi, koostööruumi. Aga sellisesse, mis oleks nagu just mõnes mõttes natuke nagu ajast ees. Või mis nagu näitas seda, et mis tunne see on, kui inimesed oma potentsiaal, ütleme praeguse hetke täispotentsiaalis on ühes ruumis ja hakkavad koos läbi voo ehk läbi usalduse nagu liikuma, et mis siis see ruum endast kujutab ja mida see toob. See annab võimaluse nagu tunnistada reaalsust 12 erinevast vaatenurgast. Kuidas see nagu resonantsi jada lihtsalt nagu loob ennast ja kuidas nagu looja läbi meie kehastuste nagu loob ennast või kogeb ennast tähendab siis. Sellele nagu koha peal tunnistajaks olla oli nagu oleks nagu maast lahti tõstetud ja astunud mingisse teise ruumi. Vanasti ma kogesin sarnaseid asju, ma olen kunagi käinud erinevate psühhedeelikumide ringides, näiteks seenetseremoonial on ja siis seal hakkas ka toimuma nii, et nagu mingi vaim nagu töötab läbi sinu või kogu selle ringiga kuidagi ta nagu, kõik läheb resonantsi, aga see on nagu muutunud teadvusseisund mingi aine põhjal. Aga selles ruumis, kus me nende naistega olime, see muutud teadvuse seisund, ma tahaks öelda, tekkis tegelikult sellest, et meil kõigil on avanenud juba mingi teatav teadlikkus, teatav teadvus, siuke kõrgem teadvuse tasand, kõrgem nagu enda kogemuses, siis on kõrgem sellest, mis meil on siis kunagi olnud. Me oleme nagu teatud töö endaga ära teinud. Programme ma nagu kõvasti maha lasknud, et me saaksime kehastada autentset enda versiooni ja kui need energiat tulid kokku ühte ruumi, siis tekkis teatav võimendus ja see võimendus tekitas sellise maagilise kogemuse, nagu olekski mõnes mõttes olnud mingil huvitaval tseremoonial. Ja see oli, kui ma mõtlesin, et mul nagu siin, mul ei ole nagu praegu enam siin midagi teha, et ma lähen puhkama ja et nagu istun oma vaikses mullis edasi ja vaatan, mis elu mulle pakub. Aga siis selles hetkes seal mulle toimus mingi täielik, ma tahaks öelda ajaliini vahetus või mingi reaalsuse aktiveerumine, mis käivitas või sellisel viisil ja tõi sellise energialaengu, et kui ma sealt ruumist siis ära tulin ja 2 päeva istusin nagu täis laengu all niimoodi, et ma mõtlesin, et mu protsessor siin, mu kõvaketas lihtsalt ei kanna seda energiat enam välja, et see oli lihtsalt nii tõstetud ja tugev ja intensiivne laeng, kui ma sellest praegu räägin, ma lülitan uuesti sellesse sisse, kogu keha nagu suriseb ja seda kehaliselt isegi natuke, ma tahaks öelda, keeruline vastu võtta.
siis tegelikult selle laengu tagajärjel või see laengu nagu sõnum oli see, et meil on vaja luua nende 12 naistega koos midagi. Meil on vaja luua selle 12 naise seltskonnaga midagi teistele naistele, et nemad saaksid ka selle aktivatsiooni. Ma nimetan seda aktivatsiooniks, sest et ma tean, see on nagu populaarne sõna tänapäeva spirituaalses maailmas, aga see on tegelikult see, mis toimus. See ruum aktiveeris meid kõiki liikuma edasi ja tõstis meie, nagu ma tahaks öelda, seda ajaliini, mille peal me toimetame või mille suunas me liigume. Ja see sõnum oligi see, et meil on vaja luua teekond naistele, kus iga nädal üks meist annab oma koodid edasi, oma sisemise tarkuse, oma teadlikkuse või siis kanaldab lihtsalt infot sellele grupile, kes on vastu võtmas. Et toimuks nende jaoks samamoodi aktiveerumine, et nemad saaksid oma ajaliinidel teha nii-öelda upgrade'i ja liikuda edasi uue reaalsuse suunas, uue maa energiates. Ja ma näen praegu seda, kui ma sellest räägin, et tegelikult see on kõrgemalt juhetatud selleks, et see nagu kogu looming nagu on, mis on puhas looming, mis tuleb otse algallikas, see ongi nii-öelda kõrgemalt juhetatud, sellel on suurem eesmärk. Ja ma tean, et Eestis on kindel arv naisi, kelle jaoks on see teekond mõeldud, kes peavad olema sellel teekonnal kaasas, kes saavad oma need koodid sealt, et teha oma reaalsusesse nihe ja kanda sealt edasi neid koode, mis siis nendes aktiveeruvad niimoodi, et nemad saavad oma kehastusega hakata tooma läbi kõrgemat teadlikkust, et suures pildis muuta seda kollektiivreaalsust, kus me elame, mida me koos loome. Ja ma ootan neid naisi, ma kutsun neid naisi sellele teekonnale kaasa. Ja kui sa kuuled seda, siis lihtsalt nagu ükskõik, mis ma tegelikult ütlen, need sõnad on lihtsalt nagu, me kasutame kõnekeelt selleks, et püüda edasi anda mingit informatsiooni, aga nende sõnade taga on energia. Ja ma palun sul nagu suhestuda selle energiaga, mis on nende sõnade taga, et kas see energia sind kõnetab, kas see on sinu jaoks. Ma tean, et see on osade naiste jaoks ja nad tunnevad selle ära. Sellepärast ma juhin sinu tähelepanu kontrollima enda sees, et kas see on sinu jaoks see teekond. Ja ma toon iga natukese aja tagant teile juurde informatsiooni nende teiste naiste kohta, kes sellel teekonnal osalevad või kes seda teekonda koos minuga loovad, tähendab. Et teile tekiks ka taju nende suhtes, et te saaksite nagu tunnetada neid inimesi ja kuulda, mida nemad oskavad või saavad teile jagada. Ja juba praegu tegelikult ka väärtust luues, et kõik need videod, mis me oleme juba praegu salvestanud, on juba mingit head infot kandvad, et igal juhul tasub neid kuulata ka siis, kui sa ei ole tulemas sellele teekonnale, et sealt endale mingid vajalikud koodid vastu võtta. Aga jah, minu kogemus oli praegu see, et isegi siis, kui minu inimene mõtles, et nüüd on aeg puhkuseks, siis tegelikult suunati mind hoopis, tahaks öelda, minu kõikide aegade kõige võimsamasse loomingusse. Ma ei ole nii suurelt kunagi veel loonud kellegiga koos. Ma ei ole sellises koostöös olnud kunagi. Ma olen olnud teistsugustes koostöödes, aga sellelaadses koostöös ma tõesti ei ole. Ja see on minu enda jaoks ka nagu hämmastav, et kuidas sellised, et nüüd ma seletan natuke seda, kuidas selles uues reaalsuses see loomine siis käib. Ja see tegelikult käibki nii, et sa lihtsalt puhastad enda kehastust vanast jamast, on ju.
ma tegin korralikku puhastustööd, see puhastustöö ei olnud lihtne, ma kolistasin korralikes pimedates koridorides, aga ma puhastasin enda süsteemist välja kõike, mis hoiab mu sagedust veel madalal, kõike, mis ei lase mu kehastusel tõusta kõrgematesse sagedustesse. Ja kui ma olin selle puhastustöö ära teinud, siis sai sündida, sai minu kehastusse, läbi minu kehastuse maanduda järgmise taseme loomine. Ja see käib kõikidel inimestel tegelikult nii, kes uue reaalsuse süsteemi järgi hakkavad toimetama, et see loomised, need ei tule, sa ei mõtle neid otseselt välja, vaid nendel on ikkagi väga konkreetne laeng taga. Need ei ole minu kogemuses see uues reaalsus loomine ei ole raske, vaid vastupidi, ta on nagu pingutusteta. Ma ei saa ka öelda, et ma üldse ei pinguta, sest et on asju, mida ma nagu siis pean selle tarbeks ära looma, nagu siia mateeriasse tooma või siia nagu 3D-sse, aga siiski sellel on nagu, mul on selline energia taga, et see energia paneb mind liikuma. Ja ma alistun sellele. Ehk et uues reaalsus loomise puhul on väga tihti niimoodi, et sa ei näe nagu kõiki detaile või lõpptulemust, sul ei ole nagu ära süstematiseeritud seda kuidagi, vaid kogu aeg oled sisemises juhatuses, et okei, nüüd teen selle sammu, nüüd teen selle sammu, nüüd teen selle sammu. Ja kui vahepeal ei ole ühtegi sammu, okei, siis nüüd puhkan, et sa kogu aeg kuulad keha, kuulad juhatust ja vastavalt sellele liigud. Ja kui on vaja alistuda enda kõrgemale teadlikkusele ja lasta ja ta lükkab mind nagu mingisse järgmisse loomisesse ka sellises kohas, kus ma midagi inimtasandil suutsin arvata, siis tuleb alistuda sellele, sellepärast et see laeng on nii tugev, et ega seda nagu peatada tegelikult ei saa. Et see on mõnes mõttes nagu alistud enda kehaga, enda vaimu ja hinge teenistusse ja loojateenistusse, jah. Et sellised loomised hakkavad avalduma järjest enam inimestel ja ma näen, et minu läbiv sõnum on see, et koostöö on see, kuidas me üldse siit edasi kõige efektiivsemalt loome. See koostöö on kõikidel tasanditel igal pool, et Maatriksi energiat on proovinud meil lükata hästi palju eraldusse. Et me ei oleks võimsad, et me oleksime haavatavad. Aga vastupidi, nüüd on vaja tulla kokku. Mehed, naised, mehed, kes iganes tunnevad, et neil on mingid loomaalge ideed, siis ära mõtle enam, et kuidas ma selle üksi ära loon, vaid mõtle nii, keda ma saan kaasata, et see ära luua. Ja see koos loomise juures on meil niimoodi, et seal ei ole absoluutselt teineteise vahel võrdlemist, seal ei ole konkurentsi, seal ei ole nagu hukkamõistu ja kritiseerimist, vaid seal on täielikult kõikide koosloojate parima potentsiaali kasutamine. Iga kooslooja toob oma parima potentsiaali ja paneb sellesse koosloomingusse ja sellisel viisil saavad sündida fantastilised asjad, tõepoolest nagu fantastilised asjad. Nii et meil on aeg sellest eraldusest välja astuda ja küsida endalt, et kuidas ja kus ja kellega ma saan koos luua. Keda ma saan kaasata ja mida ma tegelikult tahaksin luua, kui kõik on võimalik. Kui kõik on võimalik, siis mida ma soovin luua? Millist reaalsust, millist kogemust, millist mateeriat ma soovin siia tuua läbi oma kehastuse koos teistega. See on täiesti kindel uue ajastu loomisviis ja ma tean juba eos, et Eesti aladele hakkab tekkima sellest lähtuvalt ka mitmeid erinevaid kogukondasi, kus inimesed panevad seljad kokku. Need juba sünnivad.
aga neid tuleb juurde. Ühesõnaga, ülipõnevad ajad on ees ootamas. Mina olen metsikult üllatunud selles osas, mis minu reaalsuses praegu toimub ja ma olen tõeliselt inspireeritud samal ajal sellest, et see saab sellisel viisil toimuda. Nii et selline jagamine minu poolt teile täna. Aitäh, kui sa kuulasid, ma loodan, et sa said siit enda jaoks võib-olla mingeid mõtteid või ideid, et kuidas sinu reaalsuses need asjad võiksid välja mängida. Ning kui sa tunned huvi selle ürituse vastu või selle teekonna vastu, millest ma just rääkisin, 12-nädalane teekond naistele, siis mille nimi on naiselik tarkus ehk jumalanna armastuse keel, siis sa leiad selle info siit alt, selle video alt. Ja täiega võimast aasta lõppu sulle ja koosloomisi teiste ägedate loojatega. Tänan tähelepanu eest ja näeme jälle. Tšau!